Harvad on automaailmas need olukorrad, kui mõnel mudelil toimub korraga terve perekonna uuendamine. Just sellises meeldivas olukorras oli Kia Ceed. See on selle mudeli järjekorras 3. tulemine. Kui küsida, et mis sellest ajast nagu muutunud on, siis astutud on väga pikka sammuga üsna sellisesse helgesse sinisesse tulevikku. Tänases mudelivalikus, kui aastal 2008 oli saadaval ainult luukpära versioon, siis täna on meil pakkuda lisaks siis luukpärale ka universaalkere. Lisaks universaalkerele veel ka nii-öelda sportlik shooting break või siis nii-öelda järskpäraga keretüüp. Ja tulevikus saame veel tõenäoliselt rääkida ka sellisest linnamaasturi tüüpi sõidukist. Ehk siis see teeb kokku 4 erinevat mudelit selles samas Ceedi perekonnas. Positiivne on see, et kõik need 4 keretüüpi ja erinevat mudelit on Euroopa tootmisega, mis klientidele igal juhul on rõõmusõnumiks seetõttu, et nende tarneajad on lühikesed, koostöö kvaliteet on hästi kõrge ja kindlasti on nad loodud ka Euroopa kliendile selliseks kasutajasõbralikuks kasutamiseks. Tegelikult see väline disain on juba pilkupüüdev ja räägib kas või see fakt, et ta on ju saanud väga erinevaid auhindu, ka disaini auhindu selle koha. On ikka Kiial lisaks siis sellele, et see nii-öelda asjal oleks sisu ja tuuma, on kindlasti ka väga oluline see moment, et auto oleks väliselt pilkupüüdev ja nagu ka Kiia slogan ise ütleb, et sõiduk ja bränd on ise loodud, mõeldes just eelkõige kas siis noortele või hingelt noortele sportlikele klientidele, siis seda rõhutatakse igal sammul. On see siis mootori dünaamika või siis välisdisain, et kindlasti kõigi jaoks midagi. Klient on juba väga teadlik ja mõnes mõttes erinevate lahendustega väga harjunud. Kas Kiia suudab Ceedi puhul mugavusvarustuse tuua ka juba madalamatesse varustusastmetesse? Tõsi on, et Euroopa standardid on täna üsna karmid ja samas kehtivad kõigile tootjatele, nii ka Kiiale. Mida võib eraldi välja tuua on see, et Kiial ka hinnad alates mudelil on juba tegelikult kõikidel masinatel olemas roolisuojendus. Kui me räägime Ceedist, siis loomulikult ei küsi Kiia eraldi raha sellist juhi turvalisust või kaassõitjate turvalisust tagavat lisafunktsioonide eest, on see siis autonoomne pidurdussüsteem või turvapatjade arv. Täna Kiia Ceedist rääkides on võimalus sõidukit soetada just 3 erinevas varustustasemes ja juba hinnad alates mudelil on sellise, ütleme ka keskmisest kõrgema nõudmistega sõiduki ostjale, ma usun, üsna rahuldav varustuspakett. Oluliseks küsimuseks klientide poolt on alati saanud ka mootorid ja nende ökonoomsus. Mootori valik võib-olla saab alguse sellest 1-liitrisest 3-silindrilisest turbomootorist, mis on saadaval nii 100 hobujõulisena kui 120 hobujõulisena. Hästi populaarne on see mootor just Euroopa nendes riikides, kus nii-öelda siis CO2 põhine maksustamine soosib väiksema kuludega sõidukite soetamist. Ja võib-olla siis siit edasi minnes ongi meil 1,4 turbomootor, 1,4 vabalt hingav bensiinimootor, 1,6 diiselmootor, mis samamoodi sõltuvalt siis juba konkreetse kliendi soovist on saadaval samamoodi 2 võimlusastmes ja lipulaevaks mootorite kontekstis on siis meie nii-öelda Pro Ceedile peale pandav 1,6 turbomootor, mis siis on 205 hobujõuline ja peaks lisama veelgi sellist särtsu ja sõidurõõmu. Mida ka kujutab endast Kiia Pro Ceed? Tegu on verivärske Ceedi põlvkonna nii-öelda perekonna mudeliga. Hiljuti said võib-olla huvilised näha seda Pariisi autonäitusel, kus oli kenasti üks ilus punane särav auto väljas. Ja tegu on siis sisuliselt Kiia Ceed universaalkerega sõiduki platvormil põhineva väga sportliku disaini ja Kiiale omaselt hea lisavarustusega sõidukiga.
Tasub veel ära märkida, et kuna tegu on niisuguse pealtnäha pigem sportliku sõidustiili sõidukiga, siis ei ole kindlasti tehtud kompromisse praktilisuse poolelt. ProSeedi pagasiruum on tõsiselt mahukas, 595 liitrit, mis võib-olla litraaži mõistes ei ütlegi suurt midagi, aga kui võrrelda teiste Kia mudelitega, siis on see täna isegi suurem kui sedaankerega Kia Optimal näiteks, mis on D-segmendi auto, nii et tegu on väga praktilise ja väga kena ja väga sportliku autoga. Kõik kirjeldatud Kia Ceedi mudelid on saadaval Kia esindustes üle Eesti. Ceed on turul olnud juba paar kuud ning tagasiside on olnud äärmiselt positiivne. Ceedi kõrget positsiooni kinnitab ka fakt, et on valitud Eesti aasta auto valimistel finaalringi.